tere, oleme taas ühes hommikusse, oleme Bhagavad Gita juures 4.11. Nii nagu kõik alistuvad mulle, ma autasustan neid vastavalt. Igaüks järgib minu teed kõikides oma tegemistes ooprita poeg. See on siis Jumal Krishna. Et igaüks otsib Jumalat, Jumal Krishnat. Ta on erinevatel kujudel ilmunud ja igaüks meist otsib Jumalat erinevatel viisidel. Krishna, Jumala kõigem isiksus, temast saadakse osaliselt aru siis, kui tema mittepersonaalne, see Brahma Jyotir, ka siuke täiuslik valgus, kus ei ole isikut, siuke valgustühjuse. Ja temast saadakse osaliselt aru ka, kui see siis ülimhing või ülemhing, mis on siis kõige sees, kõikide olendite sees, isegi siis aatomite osakestes. Aga Krishna ennast siis saavad täielikult ja päriselt aru ainult puhtalt temale pühendunud. Ja Krishna on siis kõikide meie siis teadmiste, arusaamiste suund. Ja seetõttu ükskõik kes ja igaüks, me oleme rahaldunud vastavalt siis oma ihale, teda oma elus omada. Ja transcendentaalses maailmas samuti. Et Krishna on omale enda jaoks pühendute jaoks olemas nii, nagu nemad tahavad. Et Jumal on kõikvõimas ja ta suudab olla nii ükskõik kuidas. Ja üks pühendunu näiteks võib tahta Krishnat, Jumalat kui oma ülimat vaimse meistrit. Teine võib tahta teda kui parimat sõpra. Ja järgmine jälle võib tahta teda kui oma poega. Ja veel üks pühendunu võib tahta teda kui oma armsaimat. Ja Krishna siis autosustab kõiki oma endale pühendunuid võrdselt. Vastavalt siis erinevatele armastuse intensiivsuse astmetele, mis meil tema suunas on. Ja siin materiaalses maailmas sarnased tunded on ka olemas nagu pühendunute puhul. Ja neid samamoodi siis ja Jumal saadab neisse kohtadesse, nii nagu ma aru saan, siis erinevaid tüüpi enda teenreid. Puhtalt pühendunud nii siin kui ka seal transcendentaalses paigas, transcendentaalses maailmas. Ühenduvad temaga ise isiklikult ja on võimelised siis isiklikku teenistust pakkuma Jumalale. Ja sellest tekib neil siuke transcendentaalne õnn Jumala armastatud teenimises. Ja need, kes on impersonalistid, kes ei usu Jumala personaalse kuju, kes tahavad siis vaimset enesetapu teha, siis lõpetades oma individuaalse eksistentsi, lõpetades mõne elusolendi individuaalse eksistentsi, siis Jumal aitab neid ka ja võtab neid nagu enda sisse oma selle väiksema kuju sisse. Sellised impersonalistid, nad ei ole nõus, et
sellega, et igavikulise õnne toova jumala kõrgema isiksusega ja seetõttu nad ei saa ka sealt seda õnne kätte ja nad ei saa ka seda armastavast Jumala teenimisest seda õnne kätte, sest nad ütlevad, et ei ole individuaalsust olemas, et on ainult niisugune tühjused ja vormid. mõned neist, kes ei ole siis aktiivsed isegi selles impersonaalses Jumala olekus, et nad isegi seda ei usu, kuigi aktiivselt tulevad siia materiaalsesse maailma, et siis rahuldada oma siis allasurutud neid ihasid ja nende tegevustusi, nad tahavad teha igast asju. Neile meeldib seda teha. Nad ei pruugi isegi seda impersonaalset Jumalat uskuda, aga nad lihtsalt tulevad siia materiaalse maailma teha erinevaid tegevusi. Neile meeldib see. Nemad ei saa sinna vaimsetele planeetidele, aga nad võivad uuesti tulla siia materiaalsele planeetidele. Neile antakse see võimalus. Ja need, kes on siis tulemuste teevad tööd, et saada mingeid tulemusi, siis Jumal annab neile nende tulemusi, mis nad soovivad. Teevad oma kohust näiteks. Ja me kõik hästi aru, siin mingi sanskriti asjaga. Aga kes teeb oma tööd, see saab tulemusi ja Jumal annab need tulemused või teed oma kohust ja sa saad mingeid tulemusi, Jumal annab need tulemused. Ja need joogid, kes otsivad siis müstilisi jõudusid endale, need saavad neid jõude Jumala poolt. Ehk siis teisisõnu, igaüks meist oma edukuse suhtes on siis, me sõltume Jumalast ja Jumala halastusest üksi, mitte millestki muust. Ja kõik erinevad vaimsed siis arenguteed ja vaimsed harjutused, vaimsed arengud, need on lihtsalt erinevad astmed siis, eduastmed samal teel, ehk siis teel Jumala suunas, Jumala teenimise teel. Ja kui just keegi ei tule siis selle täiusliku kõrgema astmeni, Krishna teadvuseni, siis seni kõik need katsed jäävad siis ebatäiuslikuks, nagu öeldakse Srimad Bhagavatamis 2.3. Pole vahet, kas keegi on ilma ihata siis pühendunute puhul siis see kehtib, või siis kes igatseb erinevaid tulemusi, need on siis need, kes oma teadvas maailmas või soovib vaimset vabanemist, valgustust. Me kõik peaksime siis kõigest jõust kogu oma energiaga ja kogu oma jõuga, kogu oma tegevustega, kõigi oma tegevustega proovima teenida ülimat Jumala kõrgemat isiksust, saavutamaks siis täielik täiuslikkus, mis siis veel edasi kõige kulminatsioonina on siis Krishna teadvus. Aitäh!